50 aastat on kogu aeg mingisugune katastroofi jutt käinud. Et küll oli see, et meil on osooniaugud, see olid happevihmad, siis et maakera külmub ära, siis et maakera kuumeneb üle ja nüüd on siis ta muutub, kliima muutub. Ja selle tõttu on vaja hakata mõõtma ainult CO2 ja kui see CO2, sest muidu tuleb veeuputus, kõik inimesed saavad surma ja seda on võimalik lahendada ainult niimoodi, et CO2 püütakse kinni või seda ei emiteerita üldse ja siis kõik on hästi. Inimesed kardavad igasuguseid asju, on kogu aeg kartnud. Haigusi ja sõdasid ja nüüd kardavad kliimat. Ja noored on ära hirmutatud sellega, et iga 10 aasta tagant öeldakse, et 10 aastat veel on jäänud. Ja ma olen ise siin kohtunud päris tarkade, intelligentsete inimestega, kes ütlevad, et aga midagi peab ju tegema. Et me peame midagi tegema, et muidu tulevad ju kas kliimapagulased või midagi juhtub midagi väga-väga halba. Kes ma olengi küsinud, aga kui me seda teeme praegu, et milline on see mõju siis? Kui Euroopa teeb oma plaanid teoks, et milline on siis mõju? Kas maa temperatuurile 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, 30 aasta pärast? Et kas see, et me midagi teeme, kaalub üles selle, et järeltulevad põlved peavad elama selle tõttu kuidagi halvemini või ettevõtetel läheb kehvemini. Kuula meie sisukaid podcaste vabadused.ee-st.